sul ei teki nagu mingit suhet selle inimesega, on ju, sa võid olla siuke kallik. Samas, sa võid teenindada niimoodi, et sa oled sõbralik, sa püüad, sa ei ole liiga ülevoolav, aga sa hakkad tajuma, kas inimene näiteks tahaks suga rääkida. Võib-olla, vaata, see on see baarmeni ja kliendi teema, et tihtipeale, et meil ei ole seda väga kultuuri, aga tegelikult see on kihvt kultuur. Kui sa lähed kas või tassi kohvikesele, lähed sinna baari leti äärde ja räägid natukene siis teenindajaga juttu. Tegelikult see on äge. Vaadake, meil seda väga ei ole. Nii. Aga ütleme nii, et slaavi veri ja muu veri nõuab seda. Aga siis oligi see, ja meil tekkisid nagu hästi toredad erinevad suhtlused erinevate klientidega. Nii. Seda sa võid võtta lihtsalt ka kas teenindusprotsessi või inimsuhete arendamist. Jälle, millise nurga alt vaatad? Sest vaadake, teenindajana sul on maailmatu hea võimalus õppida tundma erinevaid inimtüüpe. Ja panna ennast proovile, kuidas nendega hakkama saada. Sest et me ju ei tea, mis tujuga või milliste päeva emotsioonide inimene tegelikult tuleb. Ka mina ei tea, te täna, mida olete ju läbi elanud. Mida kogenud, milliseid rõõme või milliseid nagu selliseid võib-olla ka tagantjärgi